väiksest paigast, mida oma koduks pean. Seal on 4 aastaaega ja üks vana talumaja, mille aeda võisin unustada end. See on koerte piss, ära seda puutu. See on must lumi, ära seda puutu, see on pissina. See on koera piss. Suusalumi, saadas õhtust hommikul, saadas sisse suusaraja, on sisse sõitavaja. Vaata, ma leidsin prügi. Seda tehtada. Ei, ma ei ole juba taga. Rõõmsaid pühi, häid jõule ja magusat tund. Kaikus kaugelt üks hääl, langes lunna. Kes tegi seda? Mis hääl? Kaukus kaengalt see midagi jääb. Kaikus kaugelt üks hääl. See oli jõuluvana, kes hüüdis rõõmsaid pühi, häid jõule ja magusat tund. Kaikus kaugelt üks hääl, langes lunna. Ei veel ei olnud. Koerad olguvad. Ma ei tea. No tšau sõbrad, mõtlesin, et lõpetan selle vaikuse nii-öelda. Tuli selline tunne peale, jalutasin just Elsi vankris magama ja naeratasin terve tee, sest kuidagi selline tunne oli. Et tuleks ja räägiks, kuidas mul läheb, sest et nii armas, et nii paljud teist on sellele mõelnud, et kuidas meil läheb ja siis ma ise mõtlen ka sellele väga palju. Ja tundub, et olen nagu kuskile kohta jõudnud, et ikka on ju nii need faasid ja looduse rütmid ja kõik ja mis nagu ennast mõjutavad ja kuidas need kõik vahetuvad ja kuidas ühel hetkel oled ühes aastaajas ja tunned, et sa oled nii nagu kohal ja see on kogu sinu mull ja see on kõik sinu elu ja ei näegi nagu ette ega taha, aga ühel hetkel alati kõik muutub. Ja selles ma alati tean, et isegi kui on raske, siis alati läheb päikselisemaks. Et on see siis varem või hiljem. Aga kui ise kuidagi ei loksu paika, siis kui mu enda mustrid on läinud kuidagi ennast kahjustavaks, siis ma tean, et ma olen alati see sarvik, kes nagu lõpuks ise endal võtab kratist kinni ja lihtsalt tõmban ennast sellest välja, et lõpeta ära nüüd, aitab. et noh, ega sellist asja ei ole võimalik mõõta enda seda vaimse seisundi puhul, et kui palju sellest on enda kokku keeratud ja kui palju sellest on igasugustest mõjutustest ja kunagi ei ole see täpselt sama erinevatel inimestel, ei saa nagu võrrelda, et sul on raskem, mul on raskem, miks sinul, kui minul oli nii raske, siis mul polnud üldse nii raske ja kui minul oli see olukord, siis mul polnud üldse nii raske või mul oli veel raskem.
et see on nagu tihti ilmselt mõte paljudel, kes on mingis mustas augus omadega, et mul ongi, kuidas siis kokku võtta viimast. Mina viimati nägime novembri alguses vist. Et tali on tulnud vahepeal, nagu te näete ja nagu te teate. Et meie 4. talv siin Raagal. Ja ilus on, aga see sügisaeg oli päris tume. Nii ilma mõttes mul on selline tunne, et ma ei ole see, kes on pahane ilma peale, et on, mis seal on väljas. Eks ikka nagu natukene nagu paneb torisema, et tahaks rohkem õues olla ja siis on hästi see tubane aeg ja see tubane rutiin, see on kindlasti, seal on oma suur osa selles, miks aju lihtsalt minul läks nagu lühisesse lõpuks seal pimeda sügise ajal, et mul ikka, ma ei hakka keerutama, ma ei hakka pikalt sellel ka peatuma, et päris raskeks läks ja sain professionaalset abi ja nüüd ma tunnen, et on läinud täitselisemaks. Päriselt ka ilma võttes, et ikkagi jaanuar on käes, minu sünnipäevakuu. Ma sain 31 just mõned päevad tagasi. Ja jõulud olid, Elsi esimesed jõulud. Els on saamas 10-kuuseks. Ja jah, praegu on nagu hästi rahulik olla, et ma tunnen, et ongi mingisugune pime faas läbi tehtud. Täpselt nagu, ma ei tea, kuidas me iga aasta üllatume, et kui hakkab minema õhtuti varem pimedaks, siis kõik oleme alati üllatunud, et wow, kui vara läheb pimedaks ja siis, et kui hilja läheb valgeks. Ja samamoodi iseenda puhul, nende seisundite aastaaegade puhul, et kui selline pime sügis tuleb, siis lapsed seal mängivad lumes. Et siis ikka üllatad isegi iseennast, kuigi ma tunnen, et ma olen nagu see inimene, kes ongi ketran mingeid samu mustreid ja aastast aastasse terve elu. Ma olen, igaüks on ju oma peas on ju kinni ja ma tunnengi, et ma olen ju oma peas kogu aeg, ma olen kõike seda näinud, ma olen kõike seda teinud ja kõike nagu proovinud ja nii ja seekord ma tõmbasin ennast siis teistmoodi sellisest raskest perioodist välja. Ja mulle praegu tundub, et midagi oleks nagu teistmoodi. Kõlab nagu iga kord ütled seda, on ju. Aga et praegu on väga mõnus olla. Suures pildis on meil loomulikult alati hästi, ma ju tean, et me oleme terved, me oleme rõõmsad, meil on ilus kodu, meil on täiuslik pere, meil on nii toredad lapsed, meil on nii tore eluviis, meil on nii head võimalused, kus me elame, millega me tegeleme, mis on meie hobid, meil on nii palju rõõmu ja kõike ja need sellised rasked asjad on ju osa sellest, et ma ei olegi öelnud, et ainult idüll on, et ikka on küsitud, et kas teie lapsed ka nutavad või kas teie lapsed ka vinguvad või kas. Et võib-olla need küsimused lõpuks ongi mind kuidagi, et kuigi me kõik tahame olla ju inimesed, kes ei ole mõjutatud teiste negatiivsetest. Need ei ole negatiivsed, ma kellelegi ei pane pahaks, et on selliseid küsimusi küsinud, see on ikkagi kompliment, et kui küsid, jaa, olete batuudil. Et kui inimesed küsivad, et kas sina ka kunagi vihasid, et sa tundud nii rahulik ja kõike seda, aga kuigi ma võtan seda komplimendina, võtan seda nagu positiivselt, siis eks alateadvusesse ikka nagu tuleb kuskile mingisugune see uss, et vaata, inimesed mõtlevad, et sa oled nii rahulik ja su lapsed on nii ja naa ja sinu elu on nii ilus ja idülliline nagu muinasjutt ja siis mul justkui et mis sul on siis kurta või nagu miks sina peaksid kogema depressiooni
midagi, et sul ei ole midagi rasket, ma ju näen seda nagu ise ka, kui ma ennast kõrvalt vaatan. Praegu on nii raske seda selgitada, ma olen nagu heas kohas, aga kui sügisel tõesti ma arvan, et see oli üks elu madalamaid. Selline, et tõesti ma olin nagu apaatne, ma olin täiesti ja nagu ma tean ju teoorias, mida peab tegema, et mine rohkem õue, liiguta ennast, tee trenni, toitu hästi, joo rohkem vett, maga hästi ja ma võin isegi teha neid kõiki asju, aga lihtsalt aju nagu ei ole jõudu, et ennast sealt välja tõmmata, kuigi isegi kui sa tead, mida sa pead tegema, see ei ole nagu nii lihtne alati. Ja kui need lapsed nii tahavad minu juurde siia tulla, ma ütlesin, et ärge minu juurde palun tulge, et ma tulen filmin siin natuke, et mul oli nii selline tunne, et ma tahaks lõpetada selle vaikuse siin, mis on paar kuud kestnud siin videoblogi maailmas vähemalt, et kuigi ikka suhtlen mitmetega teist ja teate justkui, mis meil siin toimub, aga see videoblogi on üks oluline koht, kus mulle meeldib käia peatumas ja kokku võtmas ja see on selline elu romantiseerimise harjutus minu jaoks kindlasti ma olen sellest enne ka rääkinud, et see videoblogi tegemine aitab mul ise märgata kõike seda head, sest et ikka ju isegi kui ma teen neid klippe, siis õue minnes ja teen, sul jalg väriseb, kui sul külm, siis see ongi kohe selline, ma võtan kätte, peab olema selline ülesanne mul, et ma nüüd hakkan ilu otsima, ma lihtsalt käin hoovis ringi ja ma vaatan ilusaid nurki ja siis mul hakkab tulema jälle see tunne, et ma mäletan, kui me siia kolisime, kõik oli nii uus ja ma ütleski, et selline 3-4 aastat ongi see mingisugune punkt, kus kui sa oled nagu siia kolisena, siia oma väikesesse universumi mulli, mis on tõesti selline mull omaette, et vahel ise käin ka siit väljas ja siis üllatan, et maailmas on nii palju teistmoodi asju, et me oleme oma eluga siin nii harjunud ja seal on nii palju plusse, et me oleme oma mullis ja ei ole mõjutatud nii paljude erinevate asjadega, aga et see 3-4 aastat on selline punkt, kus on nagu, et me oleme täitsa nagu harjunud ja kohal ja siis vaata aju ikka nagu otsib uut. Ma kuskilt nägin mingit uurimust, et ja see on nii õige, minu alati elu moto on olnud see, et mul on siia käe peale ka tätoveerisin endale, et mine ja ela. See mõte, et ma tahan nagu kõike kogeda ja see ongi tegelikult inimese ajule nii vajalik, et uued asjad on need, mis mul ei ole õigeid sõnu praegu, aga et uusi asju kogeda on väga oluline ajule ja vaimsele tervisele ja sellepärast peab, et ei ole niimoodi, et teed kuni 30. eluaastani kõik uued asjad ära ja siis jääd seisma. Vaid, et nii palju uusi asju on tegemata ja kõike peab proovima, otsima võimalusi ennast siis nagu kratist sikutama, et minna teha neid uusi asju ja pakkuda endale seda sädet, et ei anna nagu alla. Ma kujutan ette 50-aastane vaatab seda, et mingi 30 aasta räägib. Ei, ma ei räägi üldse sellest, et ma tunneks ennast vanana või midagi, et ma tunnen ikka, et ma oleks nagu teismeline ja uus ja kõik uued asjad on ees ja see elevus. Aga see on ka hea näide sellest, et kui sa oled nagu depressiooni sügavuses, ma nagu mul on olnud elus palju neid depressiivseid episoode selliseid mõneks ajaks. Ja ma olen nagu üritan meelde jätta seda, sest et ma olen heasse kohta, siis ma nagu unustan ära üldse, et see polnud midagi. Aga et viimastel aastatel olen ma üritanud selles hetkes nagu meelde jätta, et mida ma mõtlesin, et sõnad. Ja ma mäletan nagu, et ma mõtlesin, et mul ei ole üldse elevust. Mind ei huvita, mis on homme, mis on järgmine aasta, mis on mind ei huvita. Lihtsalt nagu elevus oli täiesti nullis, nagu et ma olen muidu selline õhina põhine inimene, kõike nagu tahan teha elevuse pealt ja see elevus nagu genereerib ise ennast, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa teed ja tahad ja jõuad. Et see tegemine on see, mis paneb asjad liikuma, need kettid liikuma. Aga et sellel hetkel mul ei olnud üldse
mitte midagi ei huvitanud. Lihtsalt ainuke asi, mis nagu hoiab, on see, et ma tean, et see läheb mööda. Aga nüüd igatahes oleme uues aastas. Maa-aasta ajaski siis vanad, veel kestab mõne nädala. Et viimased nädalad on jäänud seda maa-aastat, mis ajaks seda vana kesta, vanu halbu harjumusi ja vanu mustreid maha ja siis tuleb tulihobuse aasta ja kappame uuega edasi. Ja ma tunnen, et see väga läheb kokku minu elu ja minu mustritega praegu. Ja mul on selline elevil positiivne lootus, ootus kõige suhtes. Mul ei ole mingit kindlaid plaane loomulikult. Eluperiood on mul selline, kus käib hästi laste ümber. Ja eesmärk on olla kohal, olla rõõmus. Ma tunnen, et see on kuidagi teistmoodi mul tagasi tulnud. Kuidagi nagu selline kohalolek on nii päris. Mul viimasel ajal, eks ikka on päevi, kus ma väsin ära ja nii, aga siis ma olen ka teistmoodi. Siis ma nagu hästi juurdus sisse mulle see, et ma ei pea kuskil mujal olema. Ma pean olema ainult siin. Ja nii. Ma just vaatasin seda klippi ja see oli täiesti fookusest väljas. Aga siin on mu sõbralik nägu naeratus teile, kuigi te seda ei näinud seal uuduses videos. Aga ikkagi jutt oli südamest ja vajalik jagamine, nii et kuidas sa nii tugev oled? Ma muidu ei lükkaks sellist kaamera päris lõbus on siukest tund lükata ju. Nii kerge, et siukest tund on päris lõbus lükata ju. Sain just sõpradelt uudise, et nad said oma esimese beebi eile kätte. Nii tore, nii rõõmsaks teevad beebi uudised, pere kasvamised. Tahaks juba teada kõik, kuidas läks. See oli põnev esimene kord on ju. Issand, sa oled juba 3. Sa oled mu 3. Elsu. Ja sõpradega üldse on meil nii sel suvel just kuidagi eriti palju muutus, et on need samad sõbrad, kellest ma räägin, kes ostsid maakodu siia lähedale ja siis võtsid ühendust, et tere, me kuulsime, et te elate meie lähedal, saame sõpradeks. Ja siis, ma olen mitmeid kordi rääkinud, et mul on siuke hästi imelik piir sellega, et kui palju oma sõpradest rääkida, suhetest, nimesid mainida, ma nagu olen kuidagi, ma ei tea, miks ise ka privaatsena hoidnud. Mul on vist selline tunne, et ma ei taha nagu segada oma sõpru sellega, et ma panen nad siia niimoodi üles. Aga ma olen nagu mõelnud, et ma olen küsinud inimesed, eriti vaata laste kohta, et kas kui ma panen pildi, kas ma varjan nende näod või kuidas nagu sellega on, aga tegelikult olen leidnud, et sõpradele pigem meeldib ja see on nagu kompliment, kui nad on minu jaoks tähtsad ja ma jäädvustan hetki nendega. Ja ma selle peale tulin sellepärast, et mu enda jaoks on ka nagu nii suur kompliment see, kui keegi, eriti enamus inimesi ju ei teegi neid Instagrami stories'id palju ja teevad hästi harva ja siis kui harva ja kui nad teevad siis niimoodi, et mina olen seal peal, siis mul on nagu, nii armas, mina olen siis see osa sellest tähtsast hetkest, mis on väärt
et sul kuidagi sa tunned, et sa tahad seda jagada ja jäädvustada ja jah. Et siis ja siis peale nende on meil siia lähedale kolisid veel kevadel, suvel Helen nagu mina ja Helen, kellel on 3 last, kes sõidab ka Fordiga, kellel on ka must-aastane kass, kes on ka fotograaf, kellel, mis on, tuli välja, et see vankrikorv on meil neilt ostetud mitu aastat tagasi. Nad juhuslikult ehitasid mu õele ja õeperele värava, ma ei tea, mingi 1 miljon naljakat kokkusattumist ja seost on meil ja nüüd nad kolisid siia lähedale ja tema samamoodi kirjutas, et hei, me nüüd elame siin lähedal, mingi saame sõpradeks ja me olemegi nüüd täitsa need nii-öelda igapäevasõbrad. No. Mis sa ütlesid? Et tõesti niimoodi, käime 2 korda nädalas koos peredega trennis koos ja lihtsalt saame kokku vahel, sest et ta on ka kodune ema, tal on ka kõige noorem on aastane ja näiteks eile käisime koos kelgutamas, käisime koos söömas, üleeile käisime koos beebi ujumises, et äge, et hakkavad nagu kuidagi, et kui ise olen avatud sellele uuele sõprusele, siis need asjad võivad niimoodi tekkida ja just tänu sellele enda jagamisele on need kõik tulnud, et kui ise oleksin olnud suletud, ei oleks avatud sellele kõigele, siis, sest et ma vanasti olin nagu selline, et kõik mu sõbrad on lapsepõlvest ja ma ei oska uusi sõpru leida ja kõik see ja sõpru leitakse ikka kuskilt ülikoolist ma ei ole käinud või töökaaslased, ma ei käi kuskil töökollektiivis, ma olen ju enda ettevõttega, minu ettevõtte jõulupidu on ainult mina üksi ja lapsed tulevad tuppa, aga igatahes tore seltsielu on meil siin ka ja praegu läheb siin eriti elavaks, lapsed tulevad tuppa ja oi, rahulikult, Mooni. Ei, ta ei ole Monika, ta annab Bella ja mina nüüd anna õpetada. Ahah, seda te olete alati. Lastel on väga kaua kestnud juba mitu kuud see mäng, et Mooni on Arabella ja neil on õpetaja Anna, kes on siis Arabella ema või? On või? Emme. Arabella emme? Ja Mooni on Arabella. Kui vana Arabella on? 1-aastane beebi. Okei. Ja kui vana emme on? 30-aastane. 30-aastane õpetaja Anna või? Jah. Okei. Mis need Anna ja Arabella teevad kogu aeg? Millega nad tegelevad? Oma koduga. Oma koduga? Neil on oma koduelu, jah? Tead, et kui on pühapäev, laupäev, meie issi peab alati laupäev ja pühapäev tööl. Teie issi käib või? Jah. Aga millal ta siis kodus on? Ta saab olla meil kodus 7 päeva. Et ainult siis, kui puhkus tuleb või? Jah. Aga muidu käib esmaspäevast pühapäevani tööl iga päev või? Jah. Kunagi ei ole kodus? Ta on ainult kodus reedel. Reedel on kodus. Vaatan, peame Moonit aitama see. Kapud ei tule jalast ära. Ta ei tule muud. Mis toas? Lastetoas. Nende diivanipattadest. Ja tekkidest. Hakkate ehitama? No siis meil on seda lina ka vaja. On või? Jah. No, sul ei tule või? Mis sul? Jalg ei tule välja. Siis me saame Elsu ka kaasa võtta. Jah, saate küll, kui Elsu tahab. Nii. Ema, vaadake, peame ehitada.
Teed ruumi? Moodi, ma teeme jonni. Me teeme ju siia onni suule ja siit läheb onni sisse uks. Okei, see on väga hea mõte. Siit lähed ringiga siia onni. Mhm. Unil, Anna-Villa, tule. Siin oli patju. Anna-Villa. Tule teha, Ebba istus ära. Hakka voodi ehitama. Sellest lahte tuppa. Voodi, Ebba vaata! Mooni on ka väga sinu õde ju. Aga Elsa on rohkem veel minu õde. Kuidas ta veel rohkem saab olla? Sest ta sündis mulle. Mooni sündis ka sinu aeks. Elsu ei saa võtta pähkleid ja rosinaid. Et tuleme vaatame, ehitame onni. Sinna. Oota, ma viskan need pähklid ära. See on meil tegelikult nukkudele ostetud kirbukalt, aga mõtlesin, et nalja pärast panen ta sinna korra. Sulle meeldib? Ja kellele sa saatsid? Ma lihtsalt salvestan. Sulle täitsa meeldib, on ju? Aga me panime selle niimoodi, et su jalad ei oleta maha. Lagi ei kuku alla. Mis sa teed? Mehe laulud. Edu, kus sa lähed? Lukitsamehed. Lukitsameheke. 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 Tule siia. Tule siia. Sul on külmad käed. Sul on külmad käed. Mooni on valmis. Mis sa teeme? Kas 2, 3, 4, 5, 6. Issi, tule vaata. Issi on õues. Miks Issi teeb? Ta on grilli juures vist. Me oleme koos Mooniga siin. Jaa, ma kuulen. Ahah, vau. Me oleme kahekesi on. Wow. 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 Siin on tähede töö on. Siin. Anna-Villa, sa võid ka laua peale tulla. Nutiga, mul nutikesega. 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 Varsti on söök valmis ja Issi toob grilli pealt liha ja tatar sai valmis. Teistsugust või? Sellist või? Sellist? Jah, sellist. Mis on kohe lõikama? Grillitud liha, nämma. Vaata, see on nüüd
inimesed. Kungsul ongi silmad. Mida? Silmad. Kungsul ongi silmad. Tee vaega. Mis sa teed? Rodi. Ja olla pillad läbi järgi, kui pillad läksid. Kõik lapsed on siin. Miks sa sööd seda plastmassi? Rumal kass. mõlemad oleme üleni punases. Tõsi. Noh, mis asju sa ajad siin? Kiire hambad. Tahad ka piima juua? Mis sa tahad siis? See on tee. See küll pai. Ma ütlen, et tal pai teha. Tšau! Ma ütlen, et pai teha. Teisipäev. Ema tuli eile ööseks. Täna on nii tore päikseline päev. Lähme kogu kambaga jalutama. Ema on Leena ja Mooniga juba selle eeskelguga. Koertel said ka rihmad külge. Elsa jääb äkki tuttu koisus. Sest siin on mu kodu, vaid siin on mu kodu. Vanas talumajas nüüd on võõrad einad, tunne mind, kuid väike lind, ma ütlen sulle, et majas seinad mäletavad küll. Sellel kivitrepil sündis minu vanaema päeval siis, kui algas sõda, kodust mehed lahkusid. Nüüd on läinud kallis paik, kus nähtud vaeva ja mis põlvest põlve antud edasi. Ah? No, kallutus ja taha. Kiiku ka peale jätta. Juba, ma ei mäleta mis ajast, igatahes siis kui Mooni disain alustas, siis me oleme teinud neile selliseid emotsiooniga tootefotosid, et me väga fänname Mooni disaini kiikisid. Meil on nüüd kõik värvid juba olemas, peame vist hakkama neid sõpradele ära kinkima, et meil küll mahub siia ja me kasutamegi mitut korraga ja lapsed kiiguvad väga palju. Aga jah, igatahes
tahtsin öelda, võib-olla mõnel on alguses vähemalt jäi segaseks, inimesed arvasid, et see Mooni disain on meie bränd, sest et pildid on ju ka siin tehtud, meil on tütar Mooni, justkui blogil me teeme linaseid kiikesid, aga tegelikult see on üks teine tore pereema, kes õmbleb oma laste kõrvalt neid kiikesid ja müüb neid oma kodulehel. Ja me hea meelega aitame neid piltidega selle eest, et me saame need toredad kiigud endale, et need on tõesti siin meil, kõik sõbrad, kes käivad lastega külas, kõik need lapsed tahavad ka endale neid ja siis nad ostavad ka ja nii äge, et kõigil on kodus juba Mooni kiiged ja et me siis siin ühesõnaga teeme neist pilte ja see, et see nimi on Mooni disain on täiesti juhuslik, et see ei ole nagu meil lihtsalt sattus kokku, et meil on tütar Mooni ja siis on Mooni disain ja need pildid on siin tehtud ja Videoja saab teha, kui kiikume koos elama. Oli minä sisällä. Esu, avannut laua peale. Täti koitiauto. Aha. Se on meidän auto. Meil on nii palju autosid või? Meil on 1, 2, 3, 4, 5 autot on meil ja see on tädi Kaiti auto. Melsu tuleb emmet. Melsu tuleb sinu juurde. Kuigi mõned nendest ammu ilmagi on surnud juba. Aega aina mööda läheb, kuid ei kustu nendes ära. Täpselt nagu taevatähed, armastus ei hääbu ära. Midagi muud. Emma, ma ei ole lugenud seda palju. Sääsed kord võtsid nõuks, et murravad hobuse maha ja võtsid suureks parveks ning lendasid hobuse kallale. Hobusega jõe sisse, kui ta nägid, et seal on kalad, haikalad, siis võivad nad pista nahka. Tere hommikust! Meil on kolmapäev, selle nädala lapsehoidjapäev, ehk siis 9-5 on lapsehoidja siin lastega. Mõtlesin, et ma ei olegi nagu jaganud seda tänutunnet või seda nagu, eks me oleme sellega harjunud. Meie lapsehoidja on meil nagu pereliige juba peaaegu 1,5 aastat ja kuidagi lihtsalt see on nii loomulik, et ta meil on, aga tegelikult kui eriline see on leida selline inimene, kellega me tunneme ennast siin nii koduselt ja mõnusasti, kes tunneb ennast meiega nii koduselt, et tal on mõnekuune beebi ja ta hakkas siis temaga koos uuesti meil siin külas käima. Et tal on siin nii hea olla isegi koos pisikese beebiga. Hea rahulik saavad siin koos õues jalutada ja mina siin oma beebiga tihtipeale olen ka kodus ja täna muidu ma nagu mõtlesin, et nüüd uuest aastast, et hakkame äkki rohkem Elsuga kuskil käima, kui on lapsehoidjapäev vahelduse mõttes, aga alati ei jaksa. Kuigi see on nagu siuke nokk kinni saaba lahti, et jah, me jääme küll mugavalt koju. Jah, mis sa soovid. Aga no ega ma nagu selles mõttes ei saa ju väga midagi teha. Kui ma olen kodus, siis ma tahaksin arvutis näiteks videot kokku panna, pilte töödelda, aga ma ei saa niimoodi istuda ja arvutis olla eriti. Sest et kui ma tahaksin siin voodis istuda arvutis, siis Elsu tahab ka minuga siin olla ja siis nagu ta on praegu sellises eas, et see on natukene nagu logistiliselt keeruline. Et noh, tahaks ikkagi teistele ka ruumi anda, nad on seal kas teises toas või praegu nõues, aga muidu, et mängivad verandal elutoas.
et ma ei segaks neid. Noh, sina tahad ju olla tissuostu saada ju. Vot, et igatahes nii mõnus on see, et meil on meie lapsehoidja. Meil on, ma olen tegelikult ta nimega maininud, aga kuidagi tundub, ma ei tea, et on selline privaatne inimene, et ma ei tea, tundub veider nagu temast mingeid asju niimoodi siin rääkida, et see on tema elu ka, aga noh, see on meie elu ka, et on meie pereliige enam-vähem ja siis see ongi osa sellest meie elust. Et meil olid ühised jõulud ka tegime siin, et kogu tema pere ja kogu meie pere ja selline ühine jõulupäev oli meil, meistertasime ja oli jõuluõhtusöök ja jõuluvana käis ja tegime üksteisele väikesed kingitused ja käisime saunas ja nii tore oli. Sõbrad, sugulased nagu koos. Võt, nii veider mõelda, et Elsu on ka ju ühel hetkel nii suur, et siis on siin nii palju lapsi korraga, keda hoida. Ja. Aga täna olen mina sun sinu hoidja. Hoian sind. Peangi sind hoidma kogu aeg. Midagi ei saa teha. Ja. Õues on nii ilus päikseline ilm. Eks õue tahaks ka, aga ühte päeva saab võtta Elsuga ainult väga vähe ülesandeid. Mu unistus on natukene videot monteerida, aga ei tea, mis sest unistusest saab. Võib-olla saame ainult ühe asja tehtud, ehk siis õues jalutamas käidud. Elekter juba tagasi. Jah, meil on elektrivaba päev ka veel, või noh, mitte päev, aga meil on plaanilisi elektrikatkestusi siin viimase paari kuu jooksul ikkagi täitsa tihti. Ja siis peab sellega arvestama. Kui on keset päeva, paar tundi, siis pole hullu, aga meil on olnud ka niimoodi, et pimedal ajal õhtupoole mitu tundi. Päris tüütu. On ju.